Nii, aga siin on üks nüüd reklaami osa. Kui me oleme jõudnud siis reklaami juurde, siis hästi kiirelt käime läbi. Sa tegid ühe põneva testi siin. Aga mina tegin siis metareklaamide testi niimoodi, et vaadata, et kumb siis saab paremaid tulemusi metareklaamides, kas inimeste tehtud kampaania ja reklaamid või siis AI tehtud. Pakkuge nüüd siin vahepeal kommentaari. Mis te arvate? Kumb sai võidu, kas inimene või AI? Reklaami seadistamisel. Ja ma vaatasin siis reklaamide meeldivust, ehk siis nagu CTR-i klikitavust ja ma vaatasin ROAS-i, ehk siis palju käivet vastu tuli. Ja ma võin siis lihtsalt ka seletada, kuidas ma selle üles ehitasin. Et ma tegin nii, et ma võtsin selle konto viimase aasta kampaaniatest kõige paremini toiminud sihtimise. Panin selle siis nagu inimese kampaaniasse, võtsin ka kõige paremini toiminud kujunduse ja siis see ettevõtte omanik ise kirjutas ka ühe postituse seina peale sellise nagu mis oleks läbimõeldum. Näitan vahepeal siis need on AI poolt loodud sisud, on ju? Okei, siis oli jah, et kaks kujundust ja siis valitud selle alusel. Claude'ile ehk siis sellele AI-le ma andsin ette, ma eksportisin kõik selle aasta Google Analyticsi traffic acquisitioni ehk siis nagu kust tuli liiklus ja selle eventide ostukorvi lisamised ja ostude info, eksportisin Google Analyticsist, eksportisin Meta Adsist seniste kampaaniate tulemused ja ka natuke sättisin seda raportit, et see oleks näha kampaania nimi, sihtimine, nagu rohkem infot, kui seal lihtsalt tavalises selles raportis on. Eksportisin siis või andsin ka ette siis sarnase selle, mis oli siis tootekirjeldus, mis on selle omadused, unikaalsused, põhikonkurentide lingid ja siis selle pakkumise ja siis ka persona kirjelduse. Ja ütlesin siis sellele AI-le, et mul oleks nüüd vaja teha metakampaaniat, paku välja kampaania ülesehitus ja tee mulle reklaamid. Ja ma andsin ka mingi 20-30 pilti, et ta valiks ka iga selle teksti juurde pildid. Et siis ma nii julge ei olnud, et ma ei öelnud, et ta genereeriks pildid, kuna sellel brändil on endal väga hea pildipank, nad on mitmeid fotoshoote teinud. Aga ma siis andsin vabad käed, et ise võid valida pildid, ise saad kirjutada tekstid. Ja ise siis valit nagu selle seadistuse ja siis AI muidugi valis siis selle Advantage Plus ehk siis AI sihtimise ja minul oli siis Engaged Shoppers on siis Facebookis siukene sihtimine olemas ja siis mul olid inimese tehtud reklaamid ja need on siis need AI omad. Siinkohal ma olen siis väga tänulik, et Külmavares oli nõus seda testi läbi tegema, sest ausalt öeldes need tekstid on ju väga halvad, kui te vaatate neid, et hästi karjuvad ju näkku AI, et see oli lühikest aega üleval, et see oli ka lihtsalt siukene lühikene test, et mõte oli siis jah selles, et mõõta ja kuna see tundus väga põnev, siis ma kindlasti kordan seda ja ma kordan seda niimoodi, et oleks paremini mõõdetav, ehk siis, et see oleks pikem kampaania, oleks kindlasti nagu optimeeritud conversionite peale. Praegu oli traffic, sest see oli hästi lühike kampaania, ainult 200 ja 200 eurot, et kokku 400 euro eest siis näidati kumbagi varianti. Ja siis need, et testida võrdseid asju, et ei oleks nii, et on erinevad sihtimised ja et erinevad asjad, et ma teen veel neid teste, et siis kindlasti need, kes siia sellesse digistrateegi programmi tulevad, siis need näevad, mis siis nagu see lõpptulemus tuleb, kui meil on nagu rohkem läbi arvutatud testid. Enamus on pakkunud, et see inimene võitis, aga tegelikult siis? No siin tegelikult oli päris huvitav. Inimese tehtud tekstid said palju rohkem CTR-i, ehk siis nagu protsendiliselt neid klikiti palju rohkem, mis tähendab, et iga 1000 näitamise kohta klikkis 2 korda suurema tõenäosusega inimese tehtud tekstidele. Et eriti see orgaaniline postitus, sest oli nunnult kirjutatud, aga mis siis lõpuks sai, on see, et ROAS-i mõttes, et käivet nagu tagasi tõi ikkagi need AI postitused. Et ma olen mega üllatunud sellepärast, et ma arvan, et see siis tegelikult pigem on asi selles sihtrühmas. Et siis sihtimine mõjutas rohkem kui kujundus.
no ikkagi sihtimine, et siis AI suutis leida neid inimesi, kes siis olid seal müügitunnelis või funnelis rohkem otsustamise poole peal ja isegi kui need kujundused olid kehvad, siis need tõid need müügid ära. Siin on muidugi ka neid arvestamise ebatäpsusi sees, et Meta võtab ju sisse 1 päev vaatamisest ja 7 päeva klikist, et seal võib olla ka tegelikult teiste kanalite mõju, sest ma ei pannud neid teisi, mis neil on kinni, et neil on näiteks Google Ads jookseb ka samal ajal paralleelselt, et see ei olnud jooksnud nagu vaakumis, ainult nagu Meta.